Selline päev, kus laintantsijad kogunevad jälle taas Sassi tallu sinna Audru valda Pärnumaale ja püüavad seal kuidagimoodi tantsida. Teada on see, et alati on nende toredat laintantsupidu seganud vihm, aga see neid suurt ei sega. Huvitav, kuidas neil praegusel on. Helistasin Kaie Segerile ja ütlen talle halloo. Hello. No kuidas teil seal nüüd Sassitallis on? No meil on siin Sassitallis väga uhkesti, ma üritan minna võimalikult eemale sellest suurest helimajandusest, et mitte vilisema hakata. Ma olen nüüd nii palju siin nurka surutud seisuski vähegi saab ja me oleme tantsinud siin tegelikult juba peaaegu 3 päeva järjest. No, mitte küll Sassitallis ainult, aga üleni siin ja seal Eesti eri paikades ette valmistamaks tänast suurt pidu. No, teil on ju tegelikult see suur Guinessi rekord käes. Eelmisel aastal, oli see eelmine vist? Üle-eelmisel juba, jah. Muidugi. Üle-eelmisel aastal oli suur Guinessi rekordi püstitamise päev käes ja nüüd on siis jääte loorberitele puhkama või? Appi. Me ei jää, kuidas me saame puhata? Me ootame praegu väga suure uudishimuga, mis juulikuus saab toimuma Hispaanias ehk Barcelona lähistel, kus meie omad suured sõbrad tahavad hirmsasti meie hetkel kehtivat Eestile kuuluvat rekordit üle lüüa. Ja seetõttu meie eriti selle aastal ei pingutanudki, aga me ei puhka. Me tantsime loomulikult traditsioonilist pikka rivi ja seekord lihtsalt täiesti teistmoodi kui eelnevatel aastatel. No ma siin juba ütlesin, et teie tegemisi segab natukene vihm alati. Kui see helimees meid kuuleb, siis helimees võiks tõmmata seda vaiksemaks, seda mikrofoni seal, nii et juba läks paremaks. Et kuidas seal ilm praegu on? No ma tulin nüüd korra siit välja, ma ei öelnud veel, kust ma välja tulin. Siin väljas on imeilus mereäärne, Audru vallaäärne ja Pärnu laheäärne suveilm. Puud on tõepoolest samasuguselt kookus, nagu sa kirjutasid Tallinnas need olevat. Aga meil on siin päike, mida on rohkem kui vaja. Juba esimesed päikesepõletused on tulnud ja sellest on hirmus kahju ja seetõttu me kolisime oma pika rivi tantsimisega täiesti uude olukorda. Me ei olegi selle pika tee peal, kus sai tehtud nii Guinessi rekord, kus me oleme alati tantsinud. Me oleme ühes siseruumis päris suure kambaga, meid on üle 500 inimese siin ühekordses pikas reas ootvel. Kuule, aga enne kui me veel tantsima hakkame, räägi seda, et kui pikk see nüüd Guinessi rekordi rivi oli siis? No kilomeetritelt oli ta ka päris kenakene, see oli 3,7 kilomeetrit pikk ja point ongi ju selles, et oleks ühekordne, aga meil mõõdetakse ikkagi asja ju numbritega, ehk siis inimestega, meid oli 2354 tantsijat. Nii et seda rekordit pole veel maailmas mitte keegi teine ümber löönud? No võib-olla nad lihtsalt ei ole viitsinud või lihtsalt laiskusest, aga meie oleme tublid ja hoiame seda rekordit seni tõepoolest. Aga kui on nüüd äkki Hispaanias olukord, et see tantsitakse üle, siis järgmine aasta läheb taas rebimiseks? No oleks nii, sest et siis on meil jälle põhjust vägesid koondada ja mis siin salata, meil on ka ju Hispaania esindus siin olemas, kellelt see info tuli ja me hoiame koos nendega pöialt, et see nende rekord saaks tehtud, siis järgmisel aastal see siis ära teha ei ole. Kui me saime juba eelmise suurriigi Kanada vastu ja üle löödud, mis see Hispaania, siis kelle ära pole. Jutt on nüüd olnud palju, teeks äkki soojenduseks ühe tantsu ja siis räägiks natukene veel. Oled sa nõus? No ma kohe uurin, mis siin minul nõus olla. Mul vaatab praegu vastu selline 500 pealine seltskond. Aga tehke häält siis. Ma ei tea, kas te olete nõus, et teeks ühe soojendava tantsu? Väga tore. No, tuli paar häält. Pakuksin siis tantsuks, soojendustantsuks, kuna meil on täna selline põhitants on Sunday Driver, siis teeks ühe soojendustantsu ja Walk of Life on selle loo nimi, mida me kohe kuulama hakkame, aga seda ei tee mitte Mark Knopfler, aga seda teeb hoopis Scooter Jennings, nii et kas te olete valmis? No kindlasti me oleme valmis ja kes Walk of Life'i originaali päris hästi ei oska, võib tantsida nende järgi, kes oskavad. Me teeme nüüd eksprompt vaatamise, kuna mina ise kõrgele ääre peale ette minna ei saa, sest seal on elu ohtlik ja väga kitsas. Me nimelt tantsime maneesi all, Sassitalli maneesi siseruumis ja me oleme võtnud ühte pikka rivi
spiraalikujuliselt, nii et meil on selline suur sisetantsupidu, üks pikk spiraal väljapoolt sissepoole kulgev, aga me katsume selle Walk of Life'iga hakkama saada. Ma ütlen nii palju tantsijatele ette, et see algab parema jalaga. Parema jalaga. Saite hakkama? Ei kuule hästi. Kas saite hakkama selle tantsuga? No jaa, igaüks natuke võib-olla omal moel, aga osad said uue tantsu praegu sujuvalt tantsu kestel selgeks küll. Aga ma ei kuule teie rõõmu rõkatusi sealt. Tegelikult head tantsijad, mul oli teiega plaanis üks väikene koerus ka täna. See koerus on just, esimene koerus oli see, et ma panin teile natukene tundmatu tantsuloo siit mängima ja teine koerus on see, et täna on kantrimuusika heal sõbral Ivo Linnal sünnipäev. Kas me äkki laulaksime koos talle ühe sünnipäeva tervituse laulu? Ja, meil on kõik nõus, raudselt. Kas tantsurahvas on ka laulurahvas? Ja, ikka Eesti rahvas. Aga siis lauleme õnne soovime, 1, 2, õnne soovime. Palju õnn, palju Ivo Linna. Bravo! Tuli ära! Ma väga loodan, et Yves kuulis seda tervitust, tal ei ole 500 inimest tükk aega laulnud sünnipäeva õnnestumiseks. Ja järgmine lugu nüüd on siis lugu, mis on teie nii-öelda põhilugu, tänase festivali põhilugu. No Kaie, räägi mulle, mille pärast te just selle loo valisite põhilooks? Põhilool on mitu põhjust. Esiteks pidi see valik olema väga lihtsa tantsu kasuks, sellepärast, et meil osavõtjaid ju väga erinevaid, ka neid, kes muidu tantsuga ja laintantsuga ei tegele. Seetõttu, et saaks osa võtta ka ratastooli laintantsijad, vanemad ja nooremad, erinevas eas inimesed, erineva tantsuoskusega inimesed, seetõttu oli see lihtne. Teiseks, lihtsaid tantsu on ju veel, aga ühe lihtsa tantsu, selle sama Sunday Driveri nimelise tantsu tegi meile kaugelt maalt külalisõpetaja, kes ongi meie selle aasta festivali üks peakülalisi ja tema tuleb Andorra vürstiriigist. Tema nimi on Javier Rodriguez ja tema on täitsa siin maneesi all valmis oma tantsijatega ja ka Hispaania esindusega koos. Ja kuna see on tema tehtud tants ja tal oleks siin soe ja armas olla meiega koos 2 päeva ja tantsu vistuda, siis sai Javieri tants ka valikuks. Tantsijad, teeme Javierile tugeva rõõmukisa. Ja läheb siis 11. laintantsufestivali põhitants lahti, see on Sunday Driver ja kollektiiv, kes selle esitab, on Blue County, tantsu autor Javier Rodriguez. Ready, steady, go! Ma ei saa praegu rääkida, mul ei lasta. Ma väga tänan. Palun vaikus. Mine sinna välja jälle. Mine jälle välja. Las rahvas rõõmustab. Lihtsalt asi on selles, et ma tahan kuulajatele ka rääkida, et miks siis Kaie Seger palub alati Vikerraadiol omale muusikat mängida, sellepärast, et võid ju panna kõlarid püsti ja tantsida seal oma ette ja terve Eesti rahvas ei pea sellest nagu midagi teadma, aga lihtsalt raadio on selline, ütleme, abivahend tantsijatel, et kui tõesti 3,7 kilomeetrit pikka rivi tantsitakse, siis seda häält ei oska keegi nii hästi ära võimendada või see läheks nii kalliks ja nii raskeks, et seda koha pealt teha, siis igaüks võtab oma väikese raadioaparaadi kaasa või sõidab autoga tee äärde, teeb uksed lahti ja raadio mängib muusikat ja kõik liiguvad ühel ajal enam-vähem. Aga nüüd on siis täna on selline tormiilm viinud kõik laintantsijad Sassi-Talli maneesi. Järelikult nüüd on siis neil siis tõesti lärmi seal palju ja kisa kui palju. No Kaiekene, kas tuli see tants välja teil? Muidugi tuli välja.
välja. Minul oli natuke neid sammu puude, sellepärast, et ma üritasin hirmsasti kogu seda spiraali võtnud, pikka rivi läbida. Alguses kõnnisammul, siis pärast joosta, ikkagi ma ei jõudnud lõpuni, et sinna spiraali pidi päris maneesi keskele jõuda. Natukene jäi puudu, pikem lugu oleks võinud olla. Aga tants tuli väga hästi välja, mis seal ikka, meie tantsijad ju ometigi.